Hea kuulaja, ma loen sulle 3. ja 4. peatüki Juhan Liivi jutustusest Vari. Head kuulamist! Kolmas peatükk. Ema, kus isa on? Videvik on käes. Tugevamini mühab tuul, sügavamini kohab Peipsi. Lapse näole ilmub jälle seesama vanakese tõsidus. Silmadesse jälle seesama otsiv vaatamine. See kohin on nii kutsuv, nii ustav, nii igatsev, et see haiget teeb. Kui nüüd ometi seda metsa ees ei oleks. Nobedasti liiguvad akna all ema näpud. Sukk venib ja venib nii sama igavalt kui sügise õhtud, kui terve elu. Silmaline silmalise peale, kuni ring ümber, päev päeva järele, kuni aasta täis, ring ringi järel, kuni kanna käänamine tuleb, mis suka koguni kõveraks teeb, aasta järel, kuni ükskord su elu koguni teise roopasse keerab. Uued ringid kuni varbani, kus vardad välja võetakse. Uued aastad, kuni nad kord su üle puusärgi kaane kinni löövad. Elatud ja tallatud, vaevatud ja kaevatud, terve eluaeg läbi. Mispärast? Ei tea, tõesti ei tea. Alamale langeb kudu ja pea. Viledamini vilksuvad vardad. Kõnekamalt liiguvad villusilmad. Tõsisemaks läheb ta nägu. Ema mõtleb mööda läinud päevade peale. Villu mõtleb kohtumehe poja saabaste peale, millega järve äärde küll saaks minna. Kui tal püksid ja saapad kord käes, tahab ta seda tõesti teha, olgu mets sees kui suur. Seinakoi tikitab seina sees, kui tuul vahet peab. Kilk laulab ahju all. Kohtumehe poeg tuli isaga siia, mõtleb Villu. Isaga? Kuidas? Kui temal ka? Imelik, et ta varem sugugi selle peale ei ole mõtelnud. Isaga pääseks ta küll ka järve kohinat nägema. Ema, kas mul isa ka on? Hüüab ta ise värki erutusega. Naisterahvas tõuseb järsku istmelt üles. Sukk langeb ta käest. Must silm hiilgab. Väljas on see sõna, mida ta ju ette on oodanud, aga mis siiski kui mõõk ta südamest läbi lõikas. Täna on see õnnetu tund käes. See tund, mille eest ta ema. Ta ema. Kui palju on ta salapalvet teinud, et Jumal selle lapse huultelt selle küsimuse ära võtaks, mille eest ta ema ise põgenes. Kahekordne valu on nüüd temale osaks saanud. Ema ja isa nimed, kui õndsad olete te kuulda, kui teie järele lapsed küsivad. Kui hirmsad, kui süüta lapse suu neid hüüab ja nende peal häbi. Vanne rusub. Ema, kus isa on? Laps, küsi parem, kus su ema on? Jää magama. Villu, jää magama. Ta istub pingile, katab silmad kätega kinni. Veel kord
on rasked pisarad ta palgeid üle ujutanud, kust ju nii palju vett voolanud, et nad tuhmiks on jäänud. Ainult valu ja häda on elu temale toonud, teistele ainult rõõmu. Seal oli küll ka kord aeg, kus ta õnnelik oli. Nii üliväga õnnelik, nagu ta nüüd tunneb. Sinna lähevad ta mõtted, selle väikese majakese juurde, kuhu nii ilusasti päike sui hommikutel üle metsalatvade tõusis. Karjakellad klõbisesid ja karjalaste trallitamine mitmekordse järelkajana kuuldus. Kui ilusasti sinasi jõgi, nagu hõbenöör kõverdas ta läbi aasade ja läikis päikesele vastu. Ja otse nende toa taga tegi ta nii ilusa käänaku rammusa rohumaa kallaste vahel. Hei, kuidas jooksis seal väike tütarlaps lillede keskel ja korjas pääsusilmi, mis just nagu emakese enese silmad vastu vaatasid. Kui siis ema järele tuli, et väike tippjalg jõkke ei kukuks ja kodus värsket võid paksult leiva peale määris, kuidas oli siis nii hea. Seal elasid ta vanemad. Pärast küll, tüdrukuna, tulid raskemad ajad. Mõisapäevad olid rasked orjata, kupp ja kepp alati karta, aga õigus ja usinus aitasid heaga läbi saada. Siis tuli see aus tubli mees, metsavaht Mägisoo Hans, ja nõudis teda vanemate käest enesele. Uus kodu lubas kõike, mis noor süda soovis. Ta oli vanemate lähedal, armsa mehe kaisus, armastatud, lugupeetud. Siis, kui armas see kuulda oli, ema. Ta ilus käharpea sõstrasilmaline tütar, kuis oli ta vanemate uhkus, rõõm, päike, lõbu. Kuidas ta targalt oma lapse silmadega otsa vaatas. Sügavale südame sisse vaatasid nad. Või kui hõbe selge ta naer, kui ilusad ta väikesed valged hambad naeratades. Kuidas ta kord 5-aastaselt kiljatades ema juurde vainule jooksis ja hüüdis. Ema, ma oskan sukasilmalist. Ta jutt, kuidas see nii tark oli, kõik, mis ta tegi või oli. Ja kui isa õhtul metsast või jõelt kalalt koju tuli ja ema ja tütar talle ukse ees vastu läksid, lastud metskitse või kalad vastu võtsid. Missugune pidu! Korra tõi ta terve ämbri täie sudakaid. Missuguseid sudakaid! Kuidas kõik nende abielu kiitsid, nende tütart imestasid. Juba 10-aastaselt oskas ta lugeda ja isegi mõisapreilid, kes nende juures jõe ääres kalu käisid püüdmas, imestasid armsat tarka tüdrukukest. Ja kui sillupreilid armsaks saanud lapse mõise võtsid, teda saksa lastega ühes õpetasid, kohkusid peaaegu vanemad ise oma lapse õnne pärast ja nägid suurt tulevikku ette. Puhas, peenike, nagu väike valge inglike tuli ta, kerge kleidike seljas, suil hüpates oma vanemate poole. Nägu õrn ja valge, nagu maalitud. Ema silm läks rõõmul niiskeks oma tütrekest rinnale tõmmates. Või kui siis Sillu mõisa lahked preilid ühes Mariaga, nüüd Mari Mägi asemel Marie Berg nimetatud, tulid ja lahkesti, heasüdamelised naisterahvad, nagu nad olid, temaga juttu ajasid. Ega ta tütre tarkust küllalt ei jõudnud kiita. Ei teadnud õnnelik ema, kuidas ta Jumalat ja preilisid selle eest pidi kiitma. Ja ka preilid olid mõnikord liigutatud,
kui nad nii sügavat tänu ja kallist meelt talunaise silmis nägid, mida nad enne mitte ei oleks uskunud. Ainult tuimust ja kalki meelt oli nendest neile räägitud. See pidi rahvas olema, kellel loojast andi ei ole antudki ülemate ja õrnemate asjade jaoks. Metsavahi rahvas jälle õppis tundma, et mitte kõik mõisasaksad nii kurjad ei ole, nagu rahvas neid selleks pidas, vaid et kalleid südameid nende seas leida oli. Seda kindlamad olid nad oma usus, kui ühel päeval Marie ütles, et teda noorhärra ja väikese preili koolipreiliks nimetatud ja et ta nüüd peale muu 50 rubla kuus palka saab. See oli neile kuulmata ime, õnn, mis neid peaaegu kohkuma pani. Veel enam pidid nad kuulma. Ühel õhtul, kui Marie lastega vanemate kodunt mööda jalutas, kõndis peenike sirge noorhärra kui kuusk Marie kõrval ja ajas mahedasti juttu. Võõras härra imestas küll nähtavalt, kui jämedas riides talunaine ta kaaslase preili juurde tuli ja see ta otsa ette suud andis. Teretas aga aupaklikult, kui kuulis, et see ilusa, peenelt haritud Marie ema olla. Ja imet, võõras härra tuli teine päev otse Hansu majja. Tuli veel, tuli tihti, tuli iga päev. Käis Hansuga jahil, jõi Mägisool teed, kõneles, et ta härra sugulane, aga sündimise poolest taanlane on ja Sillu mõisa ülema metsahärra ametit peab. Nende kodumaal, Taanimaal, ei peeta talupoega halvemaks kui iga teist seisust. Mõisnik ja talupoeg on paremad sõbrad, kui viimane suuremat haridust on saanud. Kõneles seda, kõneles palju muud, kõneles väga ilusasti, väga lahkesti. Küll ehmatasid mees ja naine, kui ühel õhtul Marie emale kaela langes ja nuttes ja naerdes tunnistas, et ta õnnelik mõrsja olla. Aga õnn on pimestav. Oli ta seni nende lapsele lahket nägu näidanud. Miks ei võivat see ka nüüd tõeks minna? Seal tuli välk, maha purustav sõnum. Marie olla mõisast minema pekstud. Härra ja metsahärra vahel olnud kange sõnavahetus, mille peale viimane üle pea kaela mõisast ära läinud. Kuhu? Jumal teab kuhu. Mõju oli hirmus. Marie jäi kadunuks. Isa ehk küll rumal talupoeg suri südamevalu kätte. Nooreealisest naisest tegid mõned nädalad vana naise. Vanemate uhkus ja südame rõõm oli langenud. Kadunud õnnetu tütarlaps tervele mõisa perele ja vallarahvale irvitada, kes saksaks tahtnud saada ja saksa meest kosida. Ja õnnetu ema, ta oleks oma last varjanud, teda vastu võtnud, aga keegi ei olnud teda näinud, keegi temast kuulnud. Kingitused ja palga, kõik oli ta enesest ära heitnud ja nende ette visanud, kes teda ta vanemate majast kui õnnelikku last välja olid toonud, aga kellel nüüd südant ta vastu ei olnud. Ta isa hingab kalmukünkas. Õpetaja on teda õnnistanud, sugulased juures nutnud, köster pika palve lugenud, omaksed mulda hauda järele visanud. Midagi ei ole puudunud, midagi kombe vastu olnud, ka matuseid peetud, söödud, viina joodud ja unustatud. Kas ta seda teab? Teab tütar, et ta isa kirikaial, et ta tema pärast seal on. Seal naisterahvas sauna akna all mäletab seda, nagu oleks see alles täna olnud.
kuuleb ta isa haua juures, kus üksi ülejäänud ema tihti käib. Ühel õhtul videvikul rasket ohkamist ja sõnu. Ta näeb seal üht kogupõlvili, paks loor näo ees. See on tema õnnetu, taga nutetud tütar. Siia on teda hingepiin ja ahastus ajanud. Ta jääb ta selja taga seisma, kuulab ja mis ta siin kuuleb, on nii lõhestav, osalt mõistmatu, aga sõnad ja hääl on nii lõikavat valu täis, mis kummardaja suust tulevad, kes ristis kätel isa risti peal nutab. Isa, anna andeks, ma ei või enam elada. Ma ei või sellele elu anda, kelle kuju igavesti mind piinama saaks, kelle palgelt ma enese süüd ja häbi peaksin lugema. Mispärast peab ka tema, see süüta taim, minu häbi all kannatama, minu pärast inimeste ees punastama? Mis võin ma talle ütelda, kui ta küsib, ema, kus on mu isa? Oh, teie uhke sugu, mehed, kes teie nõrku eksiteele veate ja siis ise veel irvitate. Oh, teie variserid, kes eksinud naisterahva peale põlates vaatate, keda teie ise olete eksitanud. Oh, teie kivisüdamed, kes kohut mõistate süüdlase peale, keda teie ise olete süüle avatlenud. Teie silmateenrid, kes au sees hiilgate, kuna need, kelle õnnetuse sünnitajad te olete, põrmu sees roomavad. Teie lähete ja kiitlete veel pealegi võitudest, mis teie teinud. Olete uhked selle üle, aga teie jälgedel ringutavad käed, veerevad pisarad, lõhkevad südamed. Teie ei mõtle vanemate peale, kes oma lapsi vaevaga kasvatanud, ei mõtle emade uneta ööde peale hälli juures, isade higise otsaesise peale peatoiduse ja koolitamise eest muretsedes. Ei mõtle õnnetute ja eksinud tütarlaste eneste peale, kes ainult teile armastuseks eksisid ja nüüd oma valu ja teie kuju vaikides südames kannavad. Teie ei mõtle oma tervise, oma nooruse jõu pillamise peale, elukommete rikkumise peale. Teie ei mõtle millegi peale. Õlgede peal ja räbalates lasete oma ihusugu känguda, aga ise istute pehmete patjade peal saalides. Eksitajad, teadke, et teie oma südametesse põrguhaudasid ehitate, täis jääd, tuimust, kaledust ja kavalust, mida teie elutarkuseks nimetate, mis teie vanad päevad pimeda öö sarnaseks teeb, neid tühjusega ja tülpinud meelega täidab ja teie endid kui haudadest välja karanud luukered ümber veate ning teie lapsed on teie eneste alatuse kõdunenud kujud. Rääkige siis veel võitudest, kui palju tütarlapsi teie eksitanud, kui palavalt neist keegi teie ümber hakanud, kui raske või kerge kunstiga teie neid langemisele saanud. Rääkige veel. See on tema tütar, kes nõnda kõneleb. Talunaise tütar.
Selle rahva võsu, kes midagi ei pidanud tundma, kellele ülemate annete jaoks looja meelevõimugi pole andnud. Kuidas läheb igaüks neist sõnadest tema südamesse, kui tõed nad on, aga siiski on ta tütar üksi häbikandja ja rahva naerualune, kuna kaassüüdlased igal maal ja aal mõnikord kiitust pealegi saavad. Imeline suguvaheline vahetegemine, kus mehele on kõik lubatud, naine üksi kannatajaks jäetud. Tütar, tule mu rinnale, veel elab su ema, kes su valu mõistab. Hüüab ta ja ema ja laps nutavad surnuaial üksteise kaelas. Kahe elu on hoitud selle läbi, et veel üks inimene oli, kes teistmoodi otsustas kui teised inimesed. See igavesti mõistmatu, lõpmatu armusügav ema süda. Aga ühele elu andes lõppes teine elu, kes nii palju oli kannatanud ja üksi abita taim, kes nüüd oma isa järele pärib, jäi vanaema käte vahele. Ei ema ega isa pole sul, vaene laps. Käsi vaadates, millest ta enne midagi ei teadnud, siin ja seal heade inimeste juures ulualust ja kõhutäit saades, rändas ta lapsega ühest kohast paigast teise, kuni viimaks oma sündimispaigast kaugel eemal, Kuku linnas, võõra rahva seas, selle hütikese omaks sai. Kui palju vaeva on see talle maksnud, enne kui ta Villu nii vanaks sai kasvatada. Ja seal ta magab nüüd laval õlgede peal, ei teagi, et tal ema ei ole, vaid nõuab üksi isa järele. Maga, laps, maga. Elu ja valu ootavad sind. Maga, maga, kuni isa saad. Ema, kus isa on? Ütlevad ta kahvatud huuled. Kilk laulab ahju all. Seina sees tiksub seinakoi. Kui aga seda metsa ees ei oleks. Neljas peatükk. Särk ihuligi, surm ligemal. Rahvasõna. Nädalad, kuud on mööda läinud. Tali paugub õues, puud valge koormaga koormatud. Peipsi ei kohise enam. Ka tema rahutule rinnale on külm kaane peale tõmmanud. Kukulinn on nüüd palju ilusam. Soomülkad ja liivandikud on ühesugune tasane valge vaip. Mets kaugemal on nagu valge müür. Toredad uhked kuused kõrgepalu pool seisavad kui liikumatud vahimehed, lumekroonisid kõrgele tõstes. Kuusemägi kaugemal on nagu valge torn. Kuuvalgega paistab ta nagu hiiglase kübar, nagu tahaks alla külasse tulla. Metsameeste ree jalaste all krigiseb lumi lustlikult, kui nad hommiku koidu ajal siit mööda puumetsa sõidavad. Kui aga post talveteed või mõisasaksad siit sõidavad, heliseb helekellade hääl. Till-tall, trill-trall, et metsad suurele kaugele vastu kajavad. Siis on noor kui vana saunade uste ees väljas, isegi vana puujalg välja teeninud soldat, kellel raha lindiga rinnas on, tuleb poolteist astudes välja, topib piipu ja hoiab seda külge ettepoole, kus pool raha ripub. Vanemad Kukulinna lapsed käivad koolis. Nooremad ajavad kodus ABD-d. Vaimurikas ei ole Kukulinna noor meeste sugu mitte.
Seda kaebab koolmeister. Neil on nii palju teiste laste käest küsida, et aega raamatut lugeda ei saa. Kord pekki, kord silku, kord mõlemaid. Suu on suu. Kuidas sa vaatad, kui teine sööb? Tütarlapsed, ise asi koguni. Nemad löövad talulapsed üle. Ütle aga algussõna, siis tuleb terve lugu nagu orilaga. Ja terased on nad kui nõelad. Koolmeister ütleb, see tulla sellest, et nende emad elavad, kes neid juhatavad. Poisslaps ema õpetusest ei hooli, kui isa kari peal ei ole. See aeg, kas poistel selleks aega on? Nad on isekeskis korralik linnavägi ja talupoiste kulmud ja kuklad teavad nende lumekuulidest kõnelda. Mõnikord lendab ka rusikas kuuliga tükkis, aga siis on toas kuri lugu. Harilikult võetakse ikka nahk maha, must madukene välja. Muudkui, mis sest, kergem õhtul koju minna. Tee peal on sagedasti kuulda hüüdmisi. Meie mehed, jass, ära jäta, Mikk, ole mees. Mõni mõtleb, suur taplus. Tühi kõik. Silma ega kõrva pole veel keegi kaotanud. Kukulinna polk läheb ainult tulesse, muud midagi. Seda teeb ta talvel niisama suure käraga, nagu ta suil õunaaedadesse vagusi oskab minna. Kaalikasse, naerisse. Muhud ja vommid, mis saadud, küll need pika talvega jälle paranevad. Seda rutem, kui koolis peenikest peale pannakse. Beltsepuli aetakse Beltsepuliga välja. Oi, mis mõnus on talvel liiviku turjalt alla sohu liugu lasta. Küll pükste peal, küll saanikutega, mida iga mees enesele ise teeb. Saanikusse jalad ette ja uhtii kuni alla konna silmani. Kupukaie poegadel on koguni rautatud taldadega kelk ja see jookseb ei tea kuhu. Pühapäeva õhtuti tulevad ka talulapsed siia kelkudega kokku, aga liulaskmise loa eest peavad nad koolis nii mitu tükki pekki ja nii mitu silku andma. Päris ilma ei saa keegi. Ka peavad nad liumäele aitama vett sooläppest üles kanda, sest iga kord ei saa ilma vee valamata liugu lasta. Selle orjuse peavad paraku enamasti tüdrukud ära tegema. Muidu ei võeta neid kelgu peale. Jälle teised ajavad all konnasilma libeda jää peal uiskudega, mida nad ise plekitükist ja puupakust teinud. Paraku peavad aga uisud ja kelgud nii mõndagi kurja kannatama. Kui suka, kingatallad läbi leitakse ja uisud, kelgud kätte saadakse, siis rändavad nad lihtsalt tulesse, sest emad ei mõista siin paraku sugugi nalja. Ja kui koolis käsk või peatükk välja ei tule, on jälle vaene kelk ja uisk süüdlased. Mõnikord on liulaskjad mõne seltsilise vastu ülekohtused olnud ja need on koolmeistrile ära kaevanud, et Kukulinna poisid muudkui aga liugu lasevad. Sellestki hädaohust löövad kelgud ja uisud ikka läbi ja on ikka jälle käepärast, kui neid ka 10 korda ära võetakse. Villu vaatab aknast, aga ta on veel väikene selleks, et iseenesele kelku muretseda. Ka kingad on tal katki, mis hirmus. Ühe all on vilne, teise all nahkne paik. Vilne jalg ei tule jää peal nahksele järele. Kas tee, mis tahad? Üks on nagu kana, teine pardipoeg. Üks tahab kuivale maale, teine vette. Kui korraks teised teda kelgule võtavad, on hea küll. Selle eest peab ta aga kelgu üles vedama. Aga Villu ei saagi palju välja minna. Ema on haige, voodis, juba mitu nädalat. See on laval. Villu peab aitama, seda teist andma. Küll mitte ikka, sest ema käib vahel ka üleval.
aga tal ei ole luba välja minna. Suren nägemata ära, vaat siis. Mis ära surema on, seda ei tea Villu. Kes ära sureb, see ei tule enam tagasi, ütleb ema. Päevad ega nädalad ei tule ka ema ütluse järgi tagasi. Siiski on neid küllalt. Kaovad, aga ei kao ise kuhugi. Kuuse perenaine käib nädalas mitu korda siin. Toob iga kord kas sooja pätsi, tüki pekki, tangu, rasva ja ükskord koguni tõida käkki. Ema keelab küll ja keelab. Ära too, mis te ennast nii palju kulutate. Aga Villu ei saa iga kord mitte aru, miks ema nõnda keelab. Kui ta teda midagi keelab, siis ütleb ta seda koguni teise häälega ja see tähendab siis just ära too ehk tee. Nüüd aga keelab ta ka, aga see kõlab nagu too ikka, too. Ühel päeval on ema juba ligi õhtuni ühte järge laval olnud. Videvikul tulevad Kuuse peremees ja perenaine kahekesi siia. See on imeasi, seda nad ei ole millalgi teinud. Tulevad laua juurde, vaatavad haige peale, teineteise otsa, Villu poole. Näe, mis nad nüüd vaatavad, mõtleb Villu. Perenaine toob potitäie sooja kapsasuppi lihaga, valab kaussi ja annab haige ette. See ajab istuli. Ta on täna õige rõõmsa näoga. Oh jumal, perenaine, mis te ometigi kannate kõik ära siia, ütleb ta, aga seekord tõesti ju tõreldes. Millal jõuan seda kõik ära tasuda? Söö nüüd ikka, söö. Mis sul siis tasuda ära ei ole? Kampsul on ju kududa. Ja jälle vaatavad peremees ja perenaine teineteise otsa. Mul on eneselgi häbi, et ta veel valmis ei ole. Kui jumal tervist annab, siis koon ta tuleva nädala ära. Ma tunnen juba veidi parem. Peremees ja perenaine pilgutavad silmi. Vaatavad siis mõlemad nagu käsu peale Villu otsa. Haige katsub suppi, mõtleb nagu süüa, langeb aga aseme peale tagasi. Ei tea, miks süüa ei taha. Kas hakkab õige vanadus tulema? Kas teil linad juba haritud? Hea supp küll, aga ei taha. Mis Miku teeb? Kui suure lihatükki sisse pannud? Kas loeb juba või veerib veel? Näe, ritsikaraebe, kuhu kargab. Sähvillu, söö sina. See väike lihatükk saab sulle. Suure panen ära. Kutsika Krõõt lubas pühapäev siia tulla. Ka suu täis ette panna. Tuleva aasta. Katsun kuidagi põrsa osta ja aeda panna. Vaene Villu. Lõpeb näost ära kui vari ju. Perenaine annab peremehele märku. Nüüd on paras aeg. Peremees köhatab, nuuskab nina, vaatab ümber, kõhkleb. Kuule, üleaedne. Külarahvas ütleb madlit ikka üleaedne. See on nõnda ilusam. Kuule, üleaedne, sina anna Villu ära meile. Meile kasulapseks, ütleb perenaine, kes näeb, et peremees väga aega mööda edasi jõuab. Jumal õnnistagu teid. Oi, torkas. Head inimesed, aga kuidas võin ma ilma lapseta ihu üksi jääda? Saun on kahelegi ju nii kole. Aga sa ütles perenaine peremehele vahele ja lõi talle küünarnukiga külge. Õnneks oli peremehe ütlemine nõnda alles alt üles tulemas ja vägisi, et haige seda tähele ei pannud. Sina tuled ise ka meile, ütles perenaine. Ega me praegu ka veel Villut ei tahagi. Sellega on aega. Teil on ju enesel lapsed. Suu täis enam või vähem, ütleb peremees.
Annab jumal omale, annab ka võõrale, õiendab perenaine. Ei tea, mis imet see täna on. Oi, pistab nagu noaga külje sisse. Mõtlesin ikka täna ju üles ajada. Ei saa. Ja ta katsub tõusta, langeb aga valusa oigamisega tagasi. Imelik, et ta seda ei märka, mis teda ootab. Et ta ei märka, miks laps suuril, hirmunud silmil ta otsa vahib ja suutäit suppi ei ole võtnud. Ei märka, et kuuse omad isekeskis pilkusid vahetavad ja ootel on. Juba ammu oli terane perenaine ära näinud, et Madli näost ära lõppes ja ta köha ikka koledamaks läks. Just nagu nende kadunud jassil. Aga juba nädalpäevi tagasi märkas ta, et Madli ühe jalaga ju haua kaldal seisis. Sellepärast olid nad ka täna tulnud, et haige viimaseid tundisid kergitada. Nimelt lapse pärast. Nad oleksid ammu Villu ju enesele oma surnud jassi asemele pojaks võtnud, teadsid aga, et Madli selles järele andmata on. Villu äravõtmise korral vägisi oleks Madli surm olnud. Haige oigas kangesti, jäi aga viimaks magama. Paks külm higikord tõusis teradena ta otsa ette. Hingamine oli korratu. Peremees, kes teopoissi pidi vastu võtma minema, läks koju. Perenaine aga jäi haige juurde valvama. Ta silm langes lapse peale. Villu, kas oled hea laps? Villu jäi vaatama. Villu, tule mu sülle. Villu vaatas veidi võõrastades, nagu küsiks, mis see tähendab. Tegi aga, mis sooviti. Pane käed kokku ja ütle. Anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlglastele. Soo, hea laps, kui sa suureks saad, siis pea meeles. See oli mu kasuema esimene õpetus. Ole mulle pojaks, Villu. Ole hea laps, nagu kõik vagad lapsed head on. Mõlemad jäid selle järel vait. Üksi ritsika kriiskamist ja haige hinge tõmbamist kuuldus. Perenaine jäi mõttesse. Mõtles, missuguse kuue ta Villule annab, et kohe uue tegemist ei oleks. Vanad on muidugi oma lastele kõik ju väikseks jäänud. See poolvillane toime, mis nüüd aidas malgal seisab, mille teise käise hiired ära sõid, on talle paras. Kas ta küll ju tuleva aasta karja läheb? Seakarja vähemalt võib teda ikka küll ju saata. On ikka küll raske võõrast last toite võtta. Kas ta vahest liiga rutuline ei olnud, kui ta peremehele nõu andis Villut kasupojaks võtta? Omal juba 2 tükki. Poiss lapsed, kas nendega kasinalt tegemist on? Nagu soldatid. Noad kaovad laualt vibupüsside tegemisega. Ei ole aknaklaasidel ega riietel pidu. Enne kui näed, juba auk sees, juba ära lõigatud. Suka ja kingapaeladki lõikavad ära. Seal kisendab üks ju kaelapidi aia vahel. Seal kukub teine tiiki. Ja nüüd veel 3. Aga ta on vaene laps. Heade, õnnetute inimeste laps. Oh ei, kuis ma nii vali võisin olla. Jeesuke, anna andeks. Vaene laps, ma tahan katsuda su ema olla. Näe, kui kahvatud ta palekesed. Küll Jumal annab meile ja temale. Ja see on ka nii ilus tegu, vaest last varju alla võtta. Kõik külarahvas austavad. Noh, eks ta ikka ole ka au väärt. Ja muidugi. Kui perenaine silmad jälle üles lõi, nägi ta, et haige silmad pärani lahti olid ja iseäralise läikega tema peal viibisid. Perenaine, sa oled ainuke inimene, kes mind peale lapse armastab. Kes teab, et see laps, issand õnnistagu sind. Perenaine tõusis ruttu istmelt ja astus haige asemele ligemale. Selle nägu oli sisse langenud
ja läikis nii veidralt ja võõralt. Silmad olid ise värki nahksed. Nõrkenud lõõtsutamine ei lasknud teda rääkida ega istuli olla. Perenaine toetas teda. Ma tunnen, et mu tund on tulnud. Sina tead, et Villu mitte mu laps, vaid tütre laps on. Ära ütle talle seda, enne kui ta suureks saanud, siis anna meile andeks meie võlad kui oma võlrastele. Ta oli surnud. Kuidas vald oma kuluga surnuid matab? Mis matab? Kohtumees annab käsu, mõis lauad, kolmas keegi külamees, kes selle eest küüdi korra saab, toob nad ära. 4. teeb kirstu ja saab teopäeva. 5. annab hobuse ja saani, millega puusärk surnuaeda viiakse. Enne kui ta kirstu pannakse, pesevad külanaised keha leige veega ja vihaga üle, tõmbavad puhta särgi selga, sukad jalga, kui on, kirju vööle ja uus sitsirätt pähe. Kirstu panekuks kutsutakse koolmeister, kui surija rikkam oli. Kui ta vaene, võib seda ka üks peremees külas teha, kes kirja tunneb ja kes sellepärast sel korral kõikide silmas aus mees on. Koolmeistri järgmine kohe. Valla surnu juures ei või iseenesest mõista koolmeistrist kõnetki olla. Hea, kui juba üks peremees tuleb. Kirstu pannakse surnule viht pea alla, nõel ja niit ka ligi, et tal seal ilmas võimalik oleks riideid kohendada, kui ta ärkab. Madlile tegi seda Kuuse perenaine. Ta oli seal, kui puusärk välja viidi ja hoidis Villut süles. Peale tema ei olnud siin muud kui Kuku linna naised lastega, mitte kõik. Mõned vaatasid oma sauna uste ees, teised suure mängukivi otsas. Kui surnu sauna eest minema läks, lauldi, nüüd surnu keha matame. Aga ainult nii kaugele, kui liiviku rinnalt alla. Sealt saadik jäi laulmine maha. Saatjad tulid tagasi. Kuidas valla surnuid maetakse? Niisama nagu teisigi. Kellamees lööb kella. Õpetaja loeb just need samad sõnad. Enamasti on see aga köster, kes valla surnuid hauda paneb. Hauakaevajad ootavad niisamuti juures, labidad käes. Issa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Kuulajateks on kalmud, ristid, puud, köster ise ja hauakaevajad ning surnu tooja hobusemees. Mis valla surnust räägitakse? Kes räägib? Kuule nüüd, mis temast rääkida on? Kellele teda tarvis oli? Kellele teda vaja jäi? Siiski, kui lapsed õhtul magama ei jää, kui nad sööma ei tule, kui nad sõna kuulmatud on, öeldakse, no oota, kui sa vait ei jää, tuleb Kuku linna vanaema ja viib su ära kirikaeda. Seda valla surnust räägitakse. Te kuulsite 3. ja 4. peatükki Juhan Liivi jutustusest Vari. Teksti luges ja taustahelid lisas Margus Paugus. Kuulmiseni!